Muusikateoorias siis, et miks me õpime siin koolis või üldse, miks me õpime muusikateooriat. Et on see ju üks kirjaoskus, mis on nii nagu õpitakse koolis eesti keelt või mingit muud keelt. Et samamoodi on muusikakirjaoskus, et osata muusikat lugeda, mitte ainult kuulata. Siis muusikateooria või solfeggio 2 poolt või põhimõte 2 poolt, et osata kirja pandud interpreteerida ja osata noodikirja siis kas mängida või laulda või. Et siis muusikateooria õppimise üks selline lisaväärtus kindlasti on see, et mõista muusikat, mida me kuuleme, et muusikast nagu välja tuua enda jaoks või aru saada enda jaoks ka igasugused lisanüansid, mis seal on. Meie koolis on siis veel selline džässi pool või popmuusika pool ka muusikateoorias. Õpime asju, milleni klassikaosakonnas ei jõua, laadid ja skaalad. Jällegi on huvitav nendega tutvuda siis, kui on seal kõrval ka selline praktiline pool, et ei õpi mitte ainult seda, et on olemas mingisugune laad, vaid et iga teooria kõrval on ka mingi praktiline näide või teooria ühendatud praktikaga. Paralleelselt on siis ka mitte ainult klassikalise muusika ajalugu, vaid ka pop- ja džässmuusika ajalugu, nii et seal ka, kuidas see muusika areng on olnud ja kuidas moodi me oleme siis jõudnud sinnamaani. Et siis jõuda mingisuguse muusikateose kuulamisel selle muusika loojaga, heliloojaga ühele lainele, et saada aru, mida tema selle muusika kirjutamisel mõtles.